Nii, tere päevast! Tulin Emajõe äärde, et rääkida täna Kaitaki maandumisrajast. Seepärast ma tulingi Emajõe äärde, sest maandumisrajast peaks rääkima mõne maandumisraja ääres, aga siin Tartus ma ei tea, Tartu lennujaam muidugi on, ma ei tea täpselt, kus ta on, aga vaevalt mind sinna maandumisrajale mõtisklema lubataks. Ja siis mul tuli meelde, et mõned lennukid aeg-ajalt maanduvad ka vees, näiteks kapten Sullenbergi oma seal Hudsoni jõel ja siis Eestis oli ka üks lennuk, mis läks tegelikult maandus vist Neeva jõel, läks Tallinnast Moskvasse, kui ma ei eksi. Ja siis ma mõtlesingi, et kui muud maandumisrada ei ole, siis Emajõgi on ikka ja ma siis Emajõe äärde tulingi rääkima Kaitaki maandumisrajast. Kaitaki maandumisrada on vist maailma kõige kuulsam, enam ta muidugi ei ole. Ta on Briti Hongkongi sümbol. Ja kuna ma ei ole Briti Hongkongis kunagi käinud, siis ma ei ole ka kunagi Kaitakis maandunud, millest on mul väga kahju, aga nii see kahjuks on. Ja tänapäeval maanduvad lennukid Lantaul, seal kus on see Hiid Buda ja et kui lähete näiteks köisraudteega Hiid Buda vaatama, siis kui alla vaatate, näete ka seda uut lennuvälja. Aga kuna Kaitaki midagi ei maandu, siis ei tähenda, et mina ei võiks seal nagu maanduda ilma lennukita. Ja mis selle Kaitaki maandumisraja nii kummaliseks ja selliseks müütiliseks teeb? On see, et ta oli vist kõikide reeglitega vastuolus. Esiteks, kui ta tehtud, oli vist natukene 2 kilomeetri pikk üldse, mis on maandumisradade jaoks, nii palju kui mina aru saan, väga lühike. Hiljem ta tehti pikemaks, aga selle maandumisega oli nii, et sinna ei saanud nagu otse minna. Et seal on kõigepealt ühe mäe otsas või mäe küljel on selline punavalge ruudustik, Kaitaki malelaud, eks ju. Ja selle ruudustiku nähes tuli teha selline 47-kraadine pööre, kalduti paremale ja siis mindi nagu pöördega sinna alla maandumisrajale ja see pööre tehti alla 100, nii madalal käi tehtud, alla 1000 jala kõrgusel, alla 300 meetri kõrgusel. Ja see oli väga-väga õudne ja seda pööret kutsutakse Kaitaki infarktiks, Kaitaki heart attack, kui tahate inglise keeles guugeldada. Ja üldsegi, tahad enam, miks see Kaitak nii hullumeelne oli, siis internet on olemas ja seal on võimalik näha mitmeid Kaitaki maandumisi, kuidas lennukid on väga-väga lähedal inimestele. Minu lemmikfilm, mida ma olen Kaitakis näinud, oli selline, et üks vanamees jõi rõdul teed ja siis kuskilt Euroopast ja Ameerikast tulnud suur lennuk, hästi suured, mis tulevad, on temaga täpselt samal tasandil. Et kujutage ette, istute rõdul ja joote seal oma hommiku kohvi või teed ja siis on selline, teiega silmadega samal tasandil on tohutu suur lennuk. Seda ja muidugi oli ka naljakas, et tollal inimesed tihti kuivatasid ju katusel pesu ja alati ei õnnestunud see väga hästi, sest lennukitel oli kombeks ka pesu minema viia. Et pesu katusele ära tooma ja et okei, et Lufthansa viis aluspüksid minema ja Air France viis särgi minema ja KLM viis, ma ei tea, püksid minema ja see Kaitaki see pööre, mis selle malelaua juures oli, see oli väga-väga elegantne. Sellel oli ka selline meelelahutus inimestele, et selle malelaua all on pallimänguplatsid ja inimesed kogunesid sinna ja siis vaatasid üles, kui need lennukid tulid ja siis andsid stiilipunkte nagu iluuisutamises ja Cathay Pacific alati võitis need võistlused, kuna neil oli kohalik lennufirma ja kõige suurem kogemus selle pöörde tegemisel. Aga kuna mina sinna maanduda enam ei saa, eks ju, sest seda pole, mida pole, siis ma mõtlesin, et ma lähen ise, teen selle teekonna läbi, nagu olen ise lennuk, muidugi väga aeglane lennuk, sest inimene ei ole nii kiire nagu lennuk. Ja selleks tuli ära käia 2 kohas, tuli ära käia siis kõige selle malelaua juures, seal üleval mägedes või sellel küngastel ja seejärel siis maandumisrajal. Ma tegin 2 erineval päeval, siis jällegi inimene on aeglane, inimene ei suuda nii ruttu neid vahemaid hallata. Ja kuidas ma siis seda tegin? Et kõigepealt ma läksin vaatama seda malelauda. Selleks ma sõitsin Lokfu metroojaama
Ja siis võtsin välja oma nutitelefoni, et hakata uurima et Google Mapsist, et kuidas ma sinna malelauani üldse saan. Aga Google Maps ja mina väga sõbrad ei ole, sest ma ei oska seda üldse kasutada. Ma kasutan seda alati nii halvasti, ma alati eksin sellega ära, teen valesi asju. Väga ei kurda, sest tänu sellele ma olen jõudnud väga huvitavatesse kohtadesse, aga ma alati satun kuidagi segadusse. Mulle ei meeldi üldse Google Maps, ma ei oska seda kasutada lihtsalt. Ma ei tea, miks ma ei oska, aga ma ei oska. Ja siis ma ka üritasin paaniliselt nagu Google Mapsi ikkagi kasutada, et välja mõelda, kuidas ma sinna saan, aga saatus tahtis, et ma ikkagi leiaksin selle malelaua üles, sest minu kõrvale saabus üks armas Hongkongi vanem meesterahvas, pensionär, kellel vist polnud midagi teha. Ja ta tuli kohe abi pakkuma, et kuidas ta saab aidata ja tema võttis ka oma nutitelefoni välja ja tema oskas Google Mapsi kasutada. Nii et kahjuks Hongkongi pensionerid oskavad Google Mapsi kasutada, mina ei oska. Häbi, aga mis teha. Nii, aga siis tema oskas, et ütles, et ta tuleb muga kaasa, et jalutab muga poolteed kaasa, et näitab, kus see asub, eks ju. Siis me jalutasime koos ja kuna oli võimalik inimesega vestelda, siis ma küsisin, et kuidas siis elu Briti Hongkongis oli. Ja selle peale ütles tema, et oli parem, sest kõike võis öelda, oli sõnavabadus. Ja siis kuna see oli meil esimestel päevadel Hongkongis, ma olin natukene selle lääne aju pesu all veel. Ja ma tekkis selline väike hirmukramp ja ma ütlesin talle, ma ei taha vangi minna. Aga see on liialdus, sest Hiina ei pane sellist asjadest vangi. See on lääne inimesed, praegu ehmatatakse liiga palju Hiinaga, et see on Hiina tegelikult, Hiina näiteks piirivalvurid on umbes 10 korda kenamad ja viisakamad kui Euroopa Liidu omad. Võib-olla isegi 100 korda kenam. Et Euroopa Liidus on jõhkrad läbi otsimised ja selline solvamised ja hästi ebameeldiv. Aga Hiinas kõik väga viisakad, juhatavad õigesse kohta, turvameetod on minimaalsed, ei ole võrrelda. Aga siis mul oli väike hirmukramp ja siis ma ütlesin, ma ei taha selle teemas rääkida. Aga siis ta viisa mul sinna, seal on üks park, kus see ronimine algab, eks ma pean sinna mäkke minema. Ja siis ma hakkasin pargis jätsime jumalaga ja siis ma hakkasin minema üles. Aga see üles minema on ka selline paras mägi ronimine, et seal on sellised mõnusad kuristikud ja ühes kohas oli selline samm, et kui ma oleks liiga lühikese sammu teema, oleks selline mäe külge alla varisenud, et ma ütlesin, et ei vaata alla. Ja see on päris karm oli, minu jaoks vähemalt. Aga ma jõudsin päris sinna üles, ikka ma seda malelauda kuskil ei näinud ja ma ütlesin, kus kurat see on ja nägin, seal oli mingi spordiplats või mänguplats ja midagi sellist ja läksin sinna küsima, et kus see malelaud asub. Ja ma võtsin just selle pildi ka igaks üks välja nutitelefonist, et näidata, mida ma otsin. Aga nad olid harjunud, kõik vist otsivad seda, sest ma sain hiljem aru, et see on selline palverannaku objekt lausa, et seal on väga palju igasuguseid huvilisi. Ja väga palju valgeid inimesi oli kusjuures, kes mõned tundused olevad mingid lennundusala inimesed või lendurid või mingid sellised näitasid oma kehaga ette, kuidas see manööver tehti veel. Ja üks oli väga huvitav seletas selle, väga kena oli. Ja siis ta näitas mulle seda, näitas käega teed, et kuhu poole ma hakkan minema ja ma hakkasin sinna poole minema. Ja siis ma järsku kuulen palli häält, nagu pall vastu reketud ja mingi selline palli hääl oli ja selles mulle meelde, et seal palliplatsid olid ju all, kui nad vaatasid omale seda manöövrit. Ja ma pean selle palliplatside suunas minema, kus ma seda häält kuulen. Ja kui ma selle palli hääle suunas läksin, siis ma nägingi järsku seda malelauda. Ja ütleme, oleme Kaitaki malelaua juures olemine, see on nii tugev emotsioon, et oja. Ja siis ma mõtlesin, et kuna mul lennukit ikkagi ei ole, ma ise olen lennuk, siis ma pean ise selle manöövri oma keha kuidagi tegema. Siis ma hakkasingi 47 kraadi kaldu minema, et näidata, kuidas ma seal lähen. Aga siis ma hakkasin juba kuristiku varisema seda manöövrit tehes, sest ma lõpuni manöövrit teha ei saa, et ma kukun sinna alla. Pilt on sellest manöövrist väga ilusaid, jällegi Katai omad on kuidagi ilusamad, sest nad oskavad kõige paremini teha, aga seal on ka, näiteks üks pilt, mis väga meeldib sellest manöövrist, on Concordi oma. Et Concorde näeb välja nagu selline ka halvas tujus, pika ninaga ja sellise lohvaka mantliga prantsuse mingi intellektuaal, kes on hommikul vara pärast pikka ööd kuskil baaris üles äratatud. Baaris arutas ta elu mõtte üle näiteks ja siis kästuta see minna tööle, manöövrit saada. Ma ütlen, okei, et andke mulle kõigepealt paks sigarette ja liiter kohvi ja siis ma sooritan teile selle kuradi manöövri. Ja siis väga sellises mida iganes näoga teeb seda manöövrit. Et see on päris armas pilt tegelikult ka. Ja siis kui ma seal malelaua juures olin, siis
Ja panin tähele ka selle väga huvitavat asja, mida ma enne poolt kunagi näinud, oli üks päevitav hiinlane. Et maailmas on selline nägemus, et hiinlastele ei meeldi päevitada ja see suures osas on ka õige, nad eelistavad heledamat nahavärvi. Aga see ei ole päris õige, et on ka hiinlasi ja Kaug-Ida inimesi, kellele meeldib päevitada ja kellele see päevitus väga meeldib. Et päevitunud jume. Nii et see pole suugi õige ka. Ja kui ma seal malelaua juures on ära olnud, väga tore oli seal olla, hea oli käega patsutada. Ja üks asi, mis kohe mind üllatas, kui ma sinna malelaua juurde jõudsin, oli see, et oli tohutult suur. Sest kui vaadata need videod, kus need lennukid maanduvad ja need pildid, siis on nagu väike. Et eriti tore vaadata mingid maandumisvideod, ta on filminud, siis hakkad ise otsima silmadega, kus see malelaud, appi, eks ju, et kohe peab. Aga siis, kui ta ilmub, siis ta ilmub nagu hästi väikesena sealt mäe küljelt. Aga tegelikus elus, kui sinna minna, siis on ta hästi suur ja siis tekibki tunne, et lennuk ikkagi nagu tegi valetab neid suurusi. Kaitaki sellest infarktist nii palju, et selle kohta on ka palju naljakaid lugusid. Kõige naljakamad on võib-olla need, kes inimesed ei teadnud ette. Et näiteks, kes sõitsid Inglismaalt Austraaliasse. Lugesin ühest foorumist, oli üks väike, siis ta oli väike poiss, eks, kui ta läks Inglismaalt Austraaliasse vanaema külastama. Aga need lennukid ei lähe nüüd otse Londonist kuskile Sydneysse või niimoodi. Nad ikkagi maanduvad kas Singapuris või Hongkongis kuskil enne, jah. Ja see oli just Hongkongi kaudu. Ja laps üksinda läks ja siis ta pani ennast, oli paigutatud sinna akna äärde, et lapsel tore vaadata, eks, ja siis ta ütles, et ta pole elus kunagi nii palju kartnud, kui see Kaitaki see manööver tuli. Et see oli niivõrd õudne tema jaoks on. No muidugi jah, tegelikult sellest on õudne. Ja teine pilt mulle väga meeldib on kuningas Charles, siis ta oli Prince Charles, Walesi prints, mitte manöövri ajal, vaid hiljem seal Kaitaki lennuväljal, kui ta tuleb lennukist välja, siis hästi stoilise ja rahuliku näoga. Et tema jaoks ei olnud see nagu midagi. Aga nagu mõelda jah, et niivõrd madalal see manööver tehti, siis tegelikult see oli. Ja sellega oli see nali on ka see McDonaldsi nali on kuulus, et tol oli täpselt samal tasandil, kuskil künka peal oli McDonald's. Ja siis, kui see lennuk tuli maandama, siis ta jäi nagu oleks see drive-in, eks ju. Ja siis oli see nali, et paluda piloodil hetkeks maandumine peatada, et võtta üks väike hamburger ja mõned friikartulid ja siis jätkame. Et see oli siis malelaual käik. Ja siis mõned päevad hiljem mõtlesin, ma käin seal maandumisrajal ka ära, et vaatame selle ka ära. Ja siis selleks ma sõitsin Kaitaki metroojaama, mis on seal allpool natukene. Ja sealt oli siis mõte võtta takso või minna bussiga, et vaadata, kuidas ma sinna maandumisrajal. Ma olin välja uurinud, et sinna oli ehitatud nüüd laevaterminal, et enam seal muidugi ei ole seda maandumisrajal. Ja kui ma hakkasin ringi otsima, siis ma ei leidnud bussipeatust üles, sest ma olin jälle esimesi päevi ja ma ei suutnud süüvida üldse ja Google Maps ja me ei ole sõbrad. Üldse ei ole sõbrad. Ma ei oska seda kasutada. Ma olen nii halb seal, ma üldse ei oska. Ja siis, aga ma leidsin ühe taksojuhi ja ma olin nii kontsentreerunud, mul oli missioon sinna maandumisrajale jõuda. Ja ma niipea, kui ma taksos hüppasin, ma ütlesin taksojuhile, take me to the runway, et vii mind maandumisrajal. Taksojuht oli, mida? What? Et kuhu sa tahad minna, eks ju? Ja siis ma ütlesin to Kaitak runway 13, et Kaitaki maandusrajale 13. 13 on, et see on üks rada. See 13 on see, mis teeb selle manöövri seal mäe küljel, eks ju, alla 1000 jala kõrgusel. Ja siis läheb selle pöördega maandumisrajale, mis on liiga lühike, ja siis, kui ei saa pidama, siis tahavad merre edasi. Ja siis teistpidi on see sama rada, aga see on 31 ja tulevad mere poolt. Aga see 13 on see, nagu see huvitav, jah. Ja siis taksojuht lõpuks sai aru, kui ma tahan minna ja siis ma asusime teele ja ta oli sattus ise ka väga elevile, et keegi tahab seda kuulsat maandumisrada näha, et ma ütlesin, et see on nii kuulus, et ma pean seda nägema, ma tahan ise seal peal jalutada, see on minu jaoks suur asi. Ja siis ta ütles, et seal oli 90 oli üks Hiina lennuk, mis ei saanud pidama ja läks merre edasi. Ja ma alutasin seda lennukit temaga ja ta ütles, et see on väga huvitav, et seda mainid, et tema
äärepealt ta mitu korda oli Kaitakil muidugi reisijana maandunud, aga ta pidi selles lennukis ka olema, tal oli äriasju vaja ajada aga viimasel hetkel oli plaanides muutus ja ta läks teise lennukiga, mitte sellega. Nii et äärepealt sattusin ka selle kuulsa lennuki reisija peale, äärepealt. No nii, ja siis me sõitsime see taksoga mõnda aega ja mingi hetkel teatab takso, et me oleme nüüd maandumisrajal. Ja siis ma ütlesin, et see on maandumisrada. Ja mul aju läks nagu lühisesse, sest ma mäletsin, et see maandumisrada on liiga lühike, et see oli see üks suur probleem. Ja siis ma ütlesin, et ta lase mind taksost välja, et ma tahan ise selle maandumisrajal kõndida lõpuni, nagu lennuk, nagu maanduv lennuk. Ja? Aga ma ei taibanud muidugi, et see, mis on lennuki jaoks lühike, võib-olla inimese jaoks väga lühike ei ole. Aga ta lasi mul sealt taksost välja ja siis ma hakkasin kõmpima ja kõmpisin ja väga pikk tee oli ikka, kõmpisin ja jalutasin, aga endal oli naeratus kõrvuni, hea tunne oli, et mõtlesin, Kaitaki maandumisrada, issad joo, see on ehtne Kaitaki maandumisrada ja mina olen selle peal, jee. Et sellist asja, nagu, et inimene saaks maandumisrajal olla. Budapestis tegelikult lastakse neid. Budapestis, mis kord aastas on mingi jooks ja siis võivad inimesed seal joosta maandumisrajal, aga see Budapesti maandumisrada on mingi nohu, keda see huvitab, eks. Kaitaki maandumisrada on nagu, see on kõige kuulsam maailmas, see on nii, et mina seal jalutan kõmbin, et nii õnnelik. Ja aga teekond oli pikk, ja ma ei ole lennuk, eks. Ma ei tea, lennukid teevad selle suts, aga mina pean siin ka tükk aega minema. Ma nii kiiresti ei saa kui lennuk. Ja siis ma jõudsin sinna lõpuni, aga see Kaitaki, see emotsioon ei ole, et hiinlastel on selline, neil ei ole sellist mineviku kultust nagu eurooplastel, et nad ikkagi ehitavad uusi asju kogu aeg peale. Ja nende jaoks on see tähtis areng, mitte see mineviku vaatamine. Mineviku vaatamine on teistmoodi, nagu esivanemate tasandil ja kultuuri tasandil küll, ja, aga mitte nagu mingi, ma ei tea, infrastruktuuri või ehitiste või ma ei tea, mingi tasandil, jah. Ja muidugi Hongkongis see pole väga võimalik, sest maa on seal väga kallis ja kinnisvara väga kallis. Aga sellest hoolimata, et sinna oli nagu seda muudetud, eks ju, kui ma vaatasin seda maastikku ja siis ma tundsin ära see samu seene, mida ma olin näinud piltidelt, vanadelt piltidelt ja videodest. Ja samamoodi, kui seal Kaitaki maandumisrajal kõndisin, siis ma tundsin ära selle maastikku ja selle ümbruskonna, et see oli ka väga suur emotsioon. Ja ma liigun seal mööda Kaitaki maandumisrada, mis oli nagu nii õnnelik jalutuskäik, nii rõõmus, et inimene on tehtud ehk, mina olen selle Kaitaki 13. maandumisrajal praegu. Ja siis ma kõmbin ja tükk aega ja siis lõpuks jõudsin sinna lõppu. Ja lõpus on see, mis on see eriti hea see vaade, sest see on see, mida lõpus piloodid näevad, eks seda merre ja kui veab, siis sinna merre päris ei lähe, eks siis saab enne pidama. Ja see on see kuulus vaade, mis on ka väga paljudel piltidel. Ja kui ma selle jõuan, siis seal on piirdaiad ees ja see on suletud, kinni, ei saa. Ja see on nagu aktsepteeritav, et ma tulen kuskilt kaugelt Eestist, 7 maa mere tagant ja ma ei saa nagu sinna Kaitaki maandumisrajal lõpuni. See ei lähe mitte. Ja Hiinas on väga karmid karistused, et seal pannakse iga väiksem asjast vangi ja suured trahvid ja see on tõsine asi. Aga siis ma olen muidugi mõte, et pange mind kas või vangi, mind ei huvita, ma murran sellele maandumisrajale sisse. Ja siis ma lükkasin selle piirdaja kõrvale, väga paha, ärge teie seda tehke. Ja läksin sinna lõppu. Ja see oli see, et see oli suletud, siis seal midagi teist ei olnud, ma olen ihu üksinda, mis oli eriti äge, nagu suur kingitus saatuselt. Kui ma olen vahele jäänud, siis ma ei tea, mis ma oleks teinud. Ma oleks öelnud, et teate, ma tulin Eestist, et see on nii suur emotsioon, et palun andestage mulle, palun ärge pange mind vangi. Ja ma olen ihu üksinda, vaatasin selle merele ja see, kuidas see oli sõnul seletamatult hea. Ja aga kui ma sinna padassi nagu sisse läksin, kui ma oleks tohtinud minna, siis seal ühel ehitisel lähedal oli üks ehitustööline, kes nägi mind. Ja see oli täpselt sama tseen, et ma aegalt siin Tartus, kui ma käin toidupoes, siis ma panen tähele inimesi, kes varastavad. Et näed lapsi, kes ajavad kommitasku ja ühte noort neidu nägin, kes valastas kalakonservi ja ja siis on pilgud ka hetkeks nagu ristunud ja siis ma olen kõrvale vaadanud ja see ehitustööline vaatas ka kõrvale. Nii et hiinlased toredad inimesed.
ja kui ma olen seal Kaitakis olnud, siis seal on niimoodi, see on nagu ilusti ära kaunistatud, see on nagu park, see on selle 13. maandumisraja park, et siin on just see 13 on kirjutatud sinna asfaltile on tehtud nagu kivikestest, arv 13, see 31 oli ka jah, sealt mere poolt, aga 31 polnud nii huvitav. Et 13 oli just selle manöövriga, kus ta tuli sealt künkalt ja siis alla 1000 jala kõrguselt ja siis läks sinna alla, et see oli see 13 ja siis kuidas ma sealt maandumisrajalt ära välja sain, et siis ma tulin läbi Põõsasse, tulin sealt välja ja ma ütlen, I vacated the runway via bushes. Et see oli mul see selline olukord. Ja see oli mu siis kogemus Kaitakiga, mille ma tulin tagasi, mõtlesin, et ma peaks uurima ka nii palju, et bussiga kuidagi linna saada. Siis ma otsin 10 minutit bussi peatusin, ka taipusin, ma olen vale pool teed, sest seal on teistpidi liiklus ju. Siis ma läksin teisele poole teed, siis ma sain bussi peale, 2-korruseline buss, ilus, teisel korrusel kohe. Ja siis tulin linna tagasi. See oli mu Kaitakiga. Mis selle nagu loo moraal on? Loo moraal on see, et kui midagi on läbi ühiskonnas, see on muidugi kurb, eks ju. Aga see ei tähenda, et oleks nagu 100% läbi. Et alati on võimalik see kogemus kuidagi uuesti enda jaoks teha. Et kui sa lennukaga Kaitaki ei saa, ei saa enam, miks ei saa, peaks saama, eks. Et kui enam ei saa, siis tuleb ise minna. Siis lähed ise sinna mäe küljele ja teed ise selle, katsud ennast kaldu natukene panna, üritad mitte kuristiku sellel ajal kukkuda, see on natuke ohtlik ka. Ja siis lähed ise kõmbid selle terve maandumisraja tee, et tükk aeg võtab aega, aga siis lõpuks jõuad sinna mereni ja siis vaatad sellele merele ja näed täpselt samu asju, nagu need piloodid omal on näinud. Ja. Et see oli siis tänane mõtisklus.